Aga tere kõigile. Aitäh, et olete tulnud tänasele digilõunale ja täna siis räägib Airi Aavik esitlusest. Nii, ole hea. Ja, suur rõõm on teiega koos olla ning sisustada teie tunniajane lõunapaus. Ma loodan, et see on piisavalt põnev, et te saate siit inspiratsiooni ja võib-olla ka mõne hea idee. Ning tõesti, minu tänane teema on Nii, mulle tundub, et ta kadus korraks ära. Nii, tundub, et mul jooksis, ajutasin natukene valet klahvit, tulen kohe tagasi uuesti. Ja läheme sealt edasi. Ma loodan, et te kuulete mind. Ma olen 2 arvutiga, arvestades seda, Väga hästi kuulda. et maailmas võib juhtuda igasuguseid tehnilisi probleeme, siis tulen siit kohe põhimasinaga tagasi. Mikrofon pole sees. Panid uuesti kinni. Airi, su mikrofon on kinni. Nii, nüüd on parem. Nüüd on hästi. Eks ole, just, väga hea. Ja lähme siis teele pärast esimest väikest eksemist. See Teams ei ole minu igapäevane töövahend, peab natukene nuppe otsima. Aga esitlus kui mäng on minu tänane teema ja toon teile siis tervitusi Haapsalust, Haapsalu Kutsehariduskeskusest. Aga mis siis on mind täna teie lõunat sisustama pannud? Vast võib olla siis eelkõige see minu kogemuste pagas, mille ma proovisin siia 6 pildi sisse ära sättida. Et olen siis väga pika staažiga lasteaednik, oma baashariduselt samuti 7 aastat õppinud alushariduse pedagoogikat ja töötanud siis oma päris pikast tööstaasist 28 aastat lasteaias. Kõik selle aja liikumisõpetajana, aga sealt ka väga pika aja siis ikkagi rühmaõpetajana. Kogu sellest ajast siis 18 aastat veel juhatajana, sealt edasi liikusin kooli, 16 aastat olin seal õpetaja, õppealajuhataja, koolijuhina ja kõik need eelnevad 4 ametit tõid mind siia, kus ma praegu olen haridustehnoloogia koolitaja. Ja nüüd siis ka palka saan selle eest, et olen Haapsalu Kutsehariduskeskuses haridustehnoloog, aga õpetan siin ka, õpetan siis digitehnoloogiaid ja õpetan muu hulgas ka näiteks lasteaednikke. Aga õpetan ka Tallinna Ülikoolis ja klassiõpetajatele ikka neid samu digitehnoloogiate loenguid, eelkõige siis sellises mõnusas pedagoogilises võtmes läbi oma kasutajakogemuse ja koolituste. Et sellelt pagasilt olen ma siis jõudnud sinna maale, et mäng teadupärast on vähemalt alushariduses kindlasti üks olulisemaid võtteid, millega me siis oma lapsukesi arendame, aga mäng tegelikult ei ole ainult alushariduses oluline, vaid ka kogu haridusteel, mängimise teel õppimine on väga palju arendavam kui lihtsalt pingis istumine ja kuulamine. Tehnoloogia ajastul on digitaaltehnoloogia andnud mängudele veel uue tähenduse
ja ühe tähenduse väikese võtmena räägimegi täna esitlustest. Igaüks teist ilmselt teab, mis asi on esitlus, aga kas oled kunagi mõelnud selle peale, et esitlus võiks olla mäng? Kui sa nüüd leiad siit Teamsist üles need reageeringud, vaata, kas sul on võimalik valida sealt 3 erinevat reageeringut. Kui sa ise oled, arvad, et esitlus ongi mäng ja sa oled ise seda kasutanud, vajuta südame peale. Kui sa tahaksid ideid, kuidas seda teha, vajuta pöial. Ja kui sa pole kunagi mõelnud, et esitlus võiks olla mäng, siis vali see ikoon, kus see suu on tal lahti sööke üllatunud. Ma vaatan, kuidas teil nii näen, et tahaksite ise teha, aga on ka neid, kes on teinud, pole kunagi mõelnud, on ka neid. Ja need, kes panevad pöidlad püsti, ma loodan, et olete täna tõesti õiges kohas, sest ideid olen ma teile kaasa võtnud oma õpilaste töid, oma enda töid ja ka siis otsinud teile siit maailmast neid kokku. Nii et väga äge, mul on hea meel, et siin on just nimelt huvilised kokku tulnud. Ning alustaks siis veidikene üldisemalt, et millest me siis täna räägime, millal see esitluse formaat. Ma arvan, et ma ei pea hakkama kellelegi rääkima, mis on esitlus, millal siis sobib see esitluse formaat õppemängude jaoks. Ja me räägime ikkagi esitluse puhul põhiliselt õppemängudest. Ning sellised laialdasemad tegevused, mille ma praegu teie jaoks kokku panin, on veel igasuguseid muid. Ma jätsin suurel määral välja ka sellise meelelahutuse, või räägime just nimelt sellistest õppetegevusest, siis esitlus sobib ülihästi viktoriinide tegemiseks. Ja mõnusad valikvastusega viktoriinid või ka lihtsalt küsimus või veel lihtsalt pilt on suurepärane valik. Lisaks on võimalik väga paljusid ülesandeid, mida me oleme harjunud tegema kas õpikust või töölehelt, on võimalik ka mängustada ära läbi siis sellise esitlustegevuse. Ja väga hästi tuleb siis nüüd kogemus minu liikumisõpetaja staasi pealt, sobib ta liikumistegevuste läbiviimiseks, aga mitte ainult siis nagu liikumistunnis, vaid ka näiteks klassides liikumispausiks sobib ta ülihästi või siis selliseks mõnusaks väikeseks vahepalaks mingisugusele staatilisemale tegevusele. Aga sellest üksi on vähe, et me paneme esitluse siis sinna nii-öelda formaati, vaid olulisem on siis metoodika, mida me selle esitlusega peale hakkame. Ja oma lemmikmetoodikat panin ma siis siia kõrvale, mängimise metoodikat leiad seda siit. Ning kuidas siis teha? Seesama lihtne valik vastustega viktoriin, veidike hiljem saame ka vaadata mõnda näidet. Väga lihtne on lihtsalt vaadata seda viktoriini ja öelda, et ahah, vastus A on õige, aga palju ägedam ja kohe tekib temast mäng on need vastused liigutada. Et näiteks vastus A on plaks, vastus B on näiteks küünarnukid, vastus C on näiteks keerutamine. Annab kohe elu, vahet ei ole, ma ütleks isegi, see on täiesti vanuseülene, siin ei ole mingit vahet, ma teen ka täiskasvanuga neid ülesandeid, annab kohe sellise mõnusa energiapausi. Lisaks sellele tuleb arendada ka mälu, sest jätta meelde, mida teeb vastus A, vastus B ja vastus C on teate päris selline tegemine. Nii et see vastatakse liigutustega selline lihtsale viktoriinile on üli tore tegevus. Lisaks sellele on siis tõesti esitlust kui ekraani vaja ainult kas juhendamisel ja tegelikult on esitlusel veel üks väga hea eelis. Teda saab ka välja printida ja lihtsalt paberi peal näidata, kui vaja on. Aga milliseid metoodikaid veel on?
näiteks mängustamise puhul võib-olla sageli toimub hoopis arutelu, et me vaatame ja arutleme omavahel. See ekraanil esitluse pilt paneb lapsed mõtlema. Võib-olla ta natukene sul liigub seal ja on sellised ilusad värvilised pildid. Lisaks sellele on nad ju, ma eeldan, et ikkagi suurem ekraan, ehk siis teda on väga hea vaadata ja me arutleme omavahel, me hakkame rääkima, me ei ole nutivahendis, me räägime omavahel, lihtsalt meil pilt on siis selline veidikene suurem. Kolmas meetod on täiesti mingisuguse tegevuse läbiviimine. Minu puhul siis jälle tulen siia liikumistundi tagasi, näiteks loomade jäljendamine. Väga tore harjutus, lastele väga meeldib ja ma kasutasin aastaid käpiknukke. Käpiknukud on ka väga nunnud, aga 20 aastat mängida käpiknukkudega, lastel oli tõenäoliselt võib-olla huvitav, aga minul enam nii huvitav ei olnud. Ja siis tuligi mulle abiks digitehnoloogia, võtsin esitluse, panin esitlusse loomapildid ja sain nendega mängida. Lisaks sellele on neid ju võimalik väga ruttu vahetada. Käpiknukud olid mul 20 aastat üks ja seesama. Oluliselt juurde neid ei ostetud. Aga pilte sain ma vahetada, panna ühe jänese teise vastu vahetada või hoopis jänese kassi vastu või panin hoopis video sinna või kasutasin hoopis heli, et meil täna ei vaatagi, vaid me hoopis kuulame, et kelle heli tuleb, siis seda liigutust me teeme. Ja otse loomulikult muidugi klassika, et me saame mängida digivahendite abil. Näiteks koolis on võib-olla tõesti juba ka võimalik neid esitlusi natukene nagu päris vahenditega mängida. Aga kui me läheme nüüd alla tegevuse plusside ja miinuste juurde, siis mida esitluse puhul ma paneksin tähele just nimelt esitlus kui õppemäng. Ma alustaksin plussides viimasest punktist. Ta on ikkagi juhitav tegevus, ta on õppetegevus. Esitlus kui õppemäng on suhteliselt keeruline anda lapsele iseseisvaks mängimiseks. Me räägime küll digitaalsest mängust, mida sageli saab laps iseseisvalt mängida. Ma küll ei soovita, eriti kui me räägime õppetegevusest. Aga esitlus on ikkagi puhtalt õppetegevus ja õpetaja juhtimisel. See on pluss, aga ma panin selle tegelikult ka miinuseks, sest võib-olla teinekord oleks vaja, et ta ka natukene omaette toimetab. Tegevuse plussideks, nagu ma juba ütlesin, teda on lihtne luua, kui mul on juba idee olemas, natukene nokitsen. Tänapäeval on see pildimajandus ka väga lihtsaks muutunud. Saab teda kiirelt luua ja saab ka välja printida, et esitlusi on väga lihtne välja printida, temaga on väga mõnus toimetada. Miinuseks. Miinuseks võib-olla, ma ei tea, kas see on miinus, aga tõesti sul peab olema arvuti selleks, et esitlust luua ja kui sa selle esitluse teed, siis ta tõesti võtab ikkagi natukene aega, et sa otsid neid pilte, valid kõige parema, võib-olla tahad animeerida, siis see tegemine on ka lõbus, see on ka natuke nagu õpetaja mäng. Ja kui ta juba korra olemas on, siis ju pole muud kui kasuta nii palju, kui just vaja on ja kasuta aastaid, kui vähegi tarkvara peab. Ja enamasti me kasutame esitlusel ikkagi ka selliseid tehnilisi lahendusi, mis on sellised tuntumad ja ajaülesed. Aga vaataks siis mõnda ka lähemalt, et milliseid võimalusi on. Näitan siis teile erinevaid versioone, näitan teile erinevaid tehnilisi võimalusi ja võib-olla ka siis mõned ideed. Olen siia peale võtnud erinevaid töid ja näiteks Johanna on siis meie kooli õpilane, õpib lapsehoidjaks ning töötab ka, meil on kõik töötavad abiõpetajad, kes siin meie koolis käivad. Ja tema siis tegi sellise toreda viktoriini ja see on tehtud Canvas. Nägin, et Canva oli teil ka eelmise korra teema ja Canvat tuleb veelgi, nii et Canva on igal juhul äge teema.
Ja see on selline klassikaline viktoriin, et meil on siin küsimus ja selle küsimuse puhul nüüd tasubki mõelda siis seda, et kuidas ma seda lastega teen. See on täiuslik õppematerjal. Sa paned selle seinale ja nii. Kumb on tervislik, räägib õpetaja, pilti oskavad lapsed ise vaadata. Kui lapsed oskavad lugeda, saavad ka lugeda. Kui ei, siis vaatavadki pilti ja õpetaja loeb. Ja me lepime näiteks kokku, et kui on brokkoli, siis lehvitame. Kui on hamburger, siis näiteks boksime. No, üks variantidest. Nii, arutleme ära, vaatame, kes lehvitab, kes boksib. Ja tuleb pilt ja saame siis ka veel arutada siia juurde, et kus me seda brokkolit kasutame, miks ta kasulik on. Nii, kumb on tervislik? Jälle me mõtleme ja mõtleme nii edasi, et hästi lihtne. Kui sa vaatad, teha ei ole ju mitte midagi, et esitlus kui õppemäng on pigem minimalistlik. Et neid asju on seal ikkagi peal üsna vähe. Näitan siis veel ühte õpilane Käti, kes kasutas sellist keskkonda nagu Geniali, et kui Canva on selline klassikaline keskkond, siis Geniali teeb interaktiivseid esitlusi, aga need on ikkagi esitlused. Ja Geniali mängud on nüüd sellised, kuna temal on interaktiivsus sees, siis seal on võimalik ka kasutada aeg-ajalt seda, et laps saab ise mängida. Näiteks koolis võib-olla see Geniali on parem. Lasteaias kindlasti on see lihtsalt õpetaja rõõm. Aga Käti kasutas siis hääli, et ehk siis tema on siia oma mängu sisse pannud hääle, klõpsa, kellele kuulub see hääl. Ma loodan, et te ka kuulete. Ja nüüd me peaksime siis arutama, kas pilt A ja jälle, kas me siis lehvitame, laksutame või arutleme või leiab õpetaja veel mõne vastamismooduse. Aga kui me oleme pildi ära valinud, see vist oli siga. Nii, siis temal on pandud siia ka selline tore laksuhääl ja läheb järgmine. Kes on Eesti rahvusloom, siin ta heli ei kasuta. Ja kui me nüüd valesti vastame, vale vastus. Siis ütleb ka iluhästi, et oi, vale vastus. Õige vastus. Ja, et Käti siis tegi sellise ja siit ta läheb juba ka natukene juba õppemängu sisse, et paneb siia küsimuse, mis ei sobi pildile ja saame siis jälle arutleda, et mis siis täpselt siia pildile ei sobi. Et Geniali annab meile natuke rohkem võimalusi. Ja täpselt samasugune Geniali on väga populaarne lasteekraani viktoriinide kanalil. Ma ei tea, kas te olete seal käinud, lasteekraan.err ja siin on hästi palju toredaid viktoriine. Ja nendest päris mitmed on samuti sellesama Geniali poolt loodud. Tõin teile siis praegu näiteks selle Eesti sümbolid. Alusta. Ja siin näete, on asi väga lihtne. On ainult pilt ja on ka väike sõna. Milline on Eesti rahvuslill? Rukkilill. Ja seda siis tõesti nüüd saab ka koolilaps juba iseseisvalt lahendada. Aga alushariduses kindlasti siis õpetaja juhtimisel, et milline on siis Eesti rahvuslind, ütleme, et tuvi, no ei ole tuvi. Proovime uuesti ja ütleme, et siis on pääsuke. Ja nii edasi. Geniali on vabalt kasutatav. Vaatame hiljem, äkki jõuan natukene keskkonda näidata ka, kuidas meil aega on. Ja väga lihtne keskkond, kes siis kasutab näiteks Google'i variante, siis Google Slide annab ka päris palju toredaid võimalusi ja mina olen siis siia loonud ühe mõistatuse mängu Eesti mõistatustest. Ja samamoodi, et eks me siis loen ette, kui ma olen lasteaias, kes see on, kes kevadel käib 4 jalaga, suvel 2, sügisel 3. No eks me siis arutame, milline nendest võiks siis nüüd olla. Lepime kokku, millised vastused on. Ja kui me oleme omavahel kokku leppinud, siis tekib vastuse slaid. Ahah, inimene, väga tore. Tuleb järgmine. Üks ani 4 nina. No siin ei ole mitte midagi keerulist teha, eks ole. Mõned tekstid, mõned pildid.
ja võimalik on siis panna ka videosid, et kolmas mõistatus ongi mul video versioonis, et kuulame siis ka, mis pill see on ja valime, mis pill siis sealt tuleb. Alati saab juurde panna ka veel teksti, kui tegemist on lastega, kes juba loevad. Kuna minul on nad eelkõige alusharidusse suunatud, siis ma ülealust teksti ei ole siia praegu lisanud. Ja näidiseks ka see, et on võimalik lisada siis oma pilte ja siin siis selline õpetajate pildid, et lapsed arvake ära, et millise õpetaja all on siis pildil. No selline naljaküsimus ka siia juurde, aga naljaküsimused annavad alati mängulisusele hoogu juurde ja me ju ometi mängime. Et näiteks üks niisugune hästi lihtne Google slaid. Nii. Ekaterina ütleb, et ta ei näe midagi. Kuidas teistega on? Kas teised näevad? Et kui ma ise vaatan, siis Ekaterina, mulle tunduvad, et teised näevad. Proovi korra uuesti sisse tulla, äkki sa siis näed. Ja ma näen, et enamik teist ütlevad, et te näete. Erika ka ei näe. Tiiu, kas sa oskad öelda, kuidas siin Teamsis, kas on äkki mõni, see peab neid kasutajaid vaatama, et äkki neil ei ole seda kasutaja vaadet seal ees. Enamik ütlevad, et te näevad. Ma ei usu, et see saab olla, sest et üldjuhul ikkagi Teamsis on see, et kui nagu esitlus on, siis sa näed esitlus kohe nagu esimesena. Ma arvan, et on mõistlik välja logida ja püüda siis uuesti sisse logida. Jah, et kes siis praegu ei näe, et tõesti tundub, et 95% teie hulgast näeb või isegi 99%, et logi korraks välja, tule sisse tagasi. Ja Tiiu, ma jagan ka sinuga seda esitlust, et ma ei tea, kas teil on kombeks, et kes tahab, võib siis esitluse endale kaasa saada. Võin ka chati panna, ma ei ole kade. Sa võid jagada seda mulle e-mailile, siis ma pärast panen need sinna, kui ma salvestuse saadan. Selge, just. Et salvestus tuleb nagunii ja saate... no Ekaterina, väga hea. Nüüd kõik hästi. Nii. Ja näen seal ühte tuttavat nime. Tere, Tiina. Ma arvan, et näen seal chatis ühte tuttavat nime. Tere, Tiina. Ma arvan, et sa oled minu arvas sõber, kellega ma ei ole ammu näinud. Õppisime koos lasteaednikeks. Ütle, kui see oled sina. Aga mina lähen edasi ja viktoriinidest läheme siis järgmise võib-olla ideepaketi juurde, milleks on õppetegevuse mängustamine. Ning ka siin on väga mitmesuguseid metoodilisi võimalusi. Panin siia lihtsalt mõned ja jälle esimene siis minu toreda õpilase Eva-Kaisa koolitöö. Küsisin nende käest, nad lubasid teile näidata neid ja tema tegi siis sellise toreda ülesande oma rühma lastele, et kes või mis ei sobi hulka. Ja siin on tal siis sellised toredad pildid ja jälle, kas me siis arutleme või me jälle kasutame nii-öelda seda füüsilist tegevust vastamiseks, mida mina väga soojalt soovitan, sest läbi keha õppida on, ma ütleks, võib-olla kordades parem kui lihtsalt vaadata ja mõtelda, aga mõtelda ja liikuda koos võiks olla väga äge. Niisiis, mis ei sobi hulka, arutleme ära, hüppame, plaksutame, keerutame ja õpetaja on teinud veel siia sellise toreda väikese animatsiooni, mida ka lapsed väga hea meelega jälgivad ja saame aru, et porgand oli õige vastus. No vaat, Tiina, ma ütlesin, et minu kallis pinginaaber. Just. Aga tool vesilaud jälle samamoodi, jälle arutleme, mis siis ei sobi. Eva-Kaisa on teinud väga toreda ülesande. Ja niimoodi sa on siia pannud siis erinevaid pilte, et läbi viia selline tore tegevus. Võtan siit kõrvalt Mari-Liisi, ka minu armas õpilane. Ning ma vaatan, kas ma võtan ta töö lahti ka. Tema siis kasutas muinasjutte, neil oli rühmas siis muinasjuttude nädal, kui ma ei eksi. Ja see oli veel väga väikestele lastele, äkki tal olid 3, kui ma ei eksi.
Ja kui ma muidu enne ütlesin, et minimalism on see, mis võib-olla esitlust hariduses saadab, siis see teema siin nüüd kindlasti minimalismi ei eelda. Ja Mari-Liis on sellega väga osavalt ringi käinud ja tõesti hästi nunnu esitluse kokku pannud, et emotsiooni on siin kõvasti sees. Et arvake ära siis, mis muinasjutt on. Kõik lapsed arvavad, arutlevad. Siin on nüüd küll sellist arutelu, et loevad kokku kõik pöialpoisid. Ja siis, kui on õige aeg, siis vajutab õpetaja siia peale siis ka lumivalgekese ja kurja võõrasema ja näete mürgiõun ja siin seda detaili on nagu hästi palju ja selline märkamise ülesanne. Selleks sobib see ideaalselt. No mis muinasjutt siit nüüd tuleb? Ilmselt te kõik juba teate, et 3 maja siia ja ta seda veel täiustada, seda kohe korraga ei leidnud, see on Canvas tehtud, aga ütles, et see kindlasti ta kavatseb siia veel pilte juurde panna. Nii et niisugune hästi selline meeleolukas ja paneb kindlasti sellise mõnusa emotsiooni siia sisse. Alumised on siis mõeldud suurematele juba kooliõpilastele ja võtan siit alt selle rohelise kokku või lahku, mis on siis minu eesti keele õpetaja karjäärist pärit mäng. 10 aastat olen õpetanud ka eesti keelt, õpetan ka praegu veel bürootöötajatele, aga 9. klassis õpetasin eesti keelt ja töövihik oli minu arvates selline tore asi, aga igav asi. Ja siis mõne harjutuse, kus oli metoodiliselt sobilik, viisin ma ka mängulisse vormi ja antud juhul näiteks esitlus liitsõnade kokku või lahku kirjutamisest sobib ideaalselt mängustamiseks. Ja siin ongi siis üks klassikaline Toom Õunapuu keelest ja kõnest võetud ülesanne, võetud lause ja siis selle lause järgi läbiviimise metoodika oli siis mul järgmine, et õpilased võtsid paari ja nad pidid siis arutlema, et kas selles kinos on lai ekraan või lai ekraan. Kui nad arvasid, et see sõnapaar kirjutatakse lahku, siis nad pidid seda näitama oma kehadega, et see on lahku. Kui nad arvasid, et see on kokku, siis nad pidid seda näitama, et see on kokku. See oli väga meeleolukas mäng läbi aastate ja 9. klass tõesti väga mõnuga võttis seda mängu ning väga tore oli vaadata, kuidas selle üle, sest tuli ju valesid ja õigeid vastuseid, eks ole, et millal siis on kokku, millal lahku see arutelu. Sealt ei jäänud maha ka kõige eesti keele võõramad õpilased. Kõik tahtsid oma sõna anda kaasa. Miks siis nemad ikkagi arvasid nii? Ja me saime selle kokku lahku kirjutamise liitsõnade reeglid päris mõnusalt läbi arutatud. Nii et see on võib-olla üks minu sellistest edulugudest. Just nimelt see mäng, et seda ma alati siis näitan, kui räägime suurematest õpilastest. Just nimelt see metoodika siia juurde meeldis õpilastele väga. Aga minu kallis kolleeg Piret Lehiste, kes peab niisugust lehekülge nagu diginipid.ee, tema on oma lehel toonud välja väga palju toredaid esitlusega seotud õppetegevuste malle. Ja siin, ma vaatasin, see ei ole mitte Geniali, nagu ma alla kirjutasin, vaid täiesti klassikaline Google Slide. Ja Piret on ingliskeele õpetaja, tema on siis pannud siia ühe toreda ingliskeelse tegevuse. Tealt diginipid.ee lehe pealt te saate neid malle endale alla laadida ja siis oma käe järgi ka kohandada, kui vaja on. Aga see siis praegu õpetaja Pireti originaaltöö ning pandud siis ka metoodika juurde, et mõtle, arutle ja jälle arutleme valjult ning põhjendage siis oma valikut. Ja jälle hästi lihtne, lihtsalt pildid, et kumb siis ta on, eks ole. Ja väga lihtne ja väga tore töö paneb jälle õpilased
ehk siis kaasa elama ja natukene elavdab seda õppetööd meil. Et niisugused õppemängude näited siis teile siin seekord. Liikumistegevused, et kuidas siis kasutada seda just selliste nagu tõsisemate liikumistegevuste jaoks, kas siis liikumistunnis või rohkem isegi ikkagi ka sellises ainetegevuses, aga liikumine kui niisugune on siis siia sisse ehitatud, et kui need eelmised ei olnud see liikumine nii väga vajalik, oli küll soovituslik, siis siin on mul 4 näidet toodud ikkagi puhtalt liikumise peale. Loomade jäljendamine, millest ma juba eelnevalt natuke rääkisin, tegemist siis lasteaia liikumistunniga. See minu käpiknukkude asendamise esitluse üks versioonidest siis siin, et milliseid loomi me siis parasjagu liigume. No, tõesti, minu ainukene vaev oli need loomakesed siia piltide peale saada. Et hästi lihtne. Teine loodud Genialis ja mõeldud siis vahepalaks eelkõige võib-olla siis juba koolis, et kui me oleme juba tükk aega õppinud, teinud mingisugust staatilist tegevust, siis võiks võtta ühe väikese hetke ja teha üks väikene mäng. Ning selle mängu metoodika minul on olnud niimoodi, et ma jagan õpilased 2 rühma, nad seisavad siis enam-vähem niiviisi vastu üksteisele, üks näeb ekraani ja teine on siis seljaga ekraani poole ja need, kes näevad ekraani, peavad siis hakkama tegema seda liigutust, mida parasjagu nad ekraani peal näevad ja teised, kes siis neid vaatavad, peavad ära arvama, mis liigutust nad teevad. Nii, siis vahetatakse kohad ja nüüd tuleb siis järgmine tegevus ja järgmine tegevus ja järgmine tegevus, natukene veri käima pandud. Ja ongi üks selline tore väike esitlus andnud sellise mõneminutilise vahepala. Nii, siis need olid sellised lühemad võib-olla asjad, aga nüüd 2 veidikene erilisemat teemat. Need ei ole nüüd hetkel kumbki minu tehtud ja mõlemad on ka PowerPointis. Ma vaatan, kuidas mul PowerPoint siin käima hakkab, aga X-Break võib-olla on teile tuttav, eriti nendele, kes kuuluvad liikuma kutsuva kooli võrgustikku, sest X-Break on nende maale toodud. Panin siia, et katsume siit liikuma kutsuva kooli leheküljele minna ja pärast proovime ühe mängu ka veel ette võtta. Nii, nendel on siis selline tore ideepank, aga siin ideepangas on siis kõik need sellised kriipsujukud, need ongi siis X-Breakid. Ja tegemist siis tõesti selliste esitlustega, esitluste peal on kiired küsimused ja iga küsimuse juures on siis mingisugune liigutus, mis siis annab võimaluse vastata. See on selline kiire. Esialgu võtab natukene võib-olla aega see arusaamine, et kuidas seda mängida. Kui õpilasel see juba selge on, pakun, et võib-olla see isegi sobib kooli rohkem, siis need on hästi vahvad. Ja siin on siis mõned jah nagu valmis tehtud, et näiteks kolmnurgad ja jäägiga jagamine ja minul vist on praegu äkki tõmbasin alla selle teise klassi oma. Ja neid peaksin, näete, siin on 535 tegevust ja nendest X-Breake on päris palju ja sa saad selle endale alla laadida. Aga nüüd lähen korraks, võtan. Nii, ma loodan, et te näete kogu minu arvutit. Ma võtan lahti selle PowerPointi. Nii. Ja panen ta korraks tööle. Veidike võtab ta aega. Nii, vaatame, kas ta paneb mulle selle slaidi esituse ka. Ahah, 20 piires arvutamine. Õpetaja Heli Lilleste tehtud.
ja kõik need slaidid, mis sa siis nüüd näed, on tõesti X-Breakis juba valmis loodud. Sinu asi on siis siia panna ainult edaspidise õpetuslik sisu. Nii, tõusen püsti, kumb vastus on õige ja näitab ära, et kuidas sa siis vastad. Et esimesed vastused selle mängu puhul on siis küünarnukkidega. Ja et vahepeal oleks ka, siis kogu aeg me vaikselt sammume, on päris keeruline sammuda vahel, sa võid ise proovida, kui sa praegu saad. Et sammuda, vaadata, mõtelda ja või vastata küünarnukkidega ja see kõik peaks käima kiiresti. Siis olete valmis sammuma, valmis ja nüüd tuleb siis esimene, eks ole, et nii, kas 8 + 7 on 14 või 15, sina vastad, tuleb õige vastus. Järgmine küsimus. Nii, 14 - 7, jälle sina vastad. Nii, ja jälle tuleb õige vastus. Nii, ära unusta sammumist, küünarnukid valmis ja vaatame, kas õpetaja on pannud ka harjutusi vahelduma, sest harjutused võivad olla erinevad. Vaatame, kas õpetaja heli. Ahah, nii, ja näete, siin nüüd siis harjutused muutuvad. Et nüüd ma pean kas kükitama või hüppama, mis siis mulle parasjagu meeldib ja jälle läheb samamoodi edasi. Ja siin siis näitan teile seda X-Breaki, see on päris pikk. Ja siin näete, tuleb veel siis vastu neid selliseid toredaid vastuse kriiksujukus. Need kõik on valmis tehtud sulle. Sa võid need omavahel vahetada. Hästi tore tulnud siis Soomest liikuma kutsuva kooli juurest kaasa. Et see oli hästi vahva. Ja teine on internetist leida päris palju toredaid valmis tehtud mängualuseid esitlusena. Ühe sellise koha, pärast mul tuleb hiljem veel, aga siin, kus on hästi vahvad mängualused, on siis Games for ESL. Siin on PowerPoint mängud ja need on kõik siis PowerPointi alused, mille sa saad alla laadida. Panen ta korraks eestikeelseks ka, vaatame, kas ta võttis, jah. Ja et siin näiteks peidetud pildimäng, mälumängud, veel siis siin väga palju huvitavaid mänge, mängureeglid on ka igal pool olemas ja nad kõik on ikkagi oma olemuselt siis õppemängud. Et ükski nendest ei ole meelelahutuslik mäng ja mina valmistasin sulle ette täna, vaata millise mängu ma võtsin, Let's Dance PPT mäng, et see oli päris vahva. Võtame selle ka korra lahti. Taaskord ilmselt sobib jälle natuke rohkem kooli, aga mine seda tea. Nii, niisugune on siis originaal. Ma muutsin siin siis ainult õpetusslaidi, muutsin eestikeelseks. Kujutasin ette, et tegemist on ingliskeele tunniga. Nii, et mistõttu jätsin praegu siis ingliskeelseks. Selle osa siin tõlkisin, tegin eestikeelseks, natukene muutsin reegleid ka, nii nagu mulle sobib. Ja mäng käib siis niimoodi, et siin on omadussõnad ning õpilased seisavad rivis ja me hakkame siis neid sõnu tõlkima. Ja iga õpilane saab siis tõlkida 3 sõna, no näiteks 3 sõna. Võib ka muud või 1, 2, 3, seal vahet ei ole. Nii, ütlen siis suur, eks ole, väike, vana. Ja kui ta mõnda sõna ei tea, näiteks tuleb järgmine, ta ei tea, mida tähendab young, siis vastab see õpilane, kes teab ja siis saab tema oma sõna ütelda, aga kunagi rohkem kui 3 sõna keegi ei saa. Ja niimoodi nad siis omavahel neid sõnu siin ütlevad 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nad kunagi ei tea, aga oluline on see, et kui nad jõuavad lõppu, siis see, kes saab viimase sõna, tema peab tantsima ja see on siis selline nii-öelda naljakoht. Nii, ja tema peab siis tantsima. Võib-olla tantsima ka kõik, mida õpetaja teha. Aga niisugune väga põnev mängualus. Ja kui ma seda Let's Dance'i vaatan, äkki on veel ingliskeele õpetajaid siin juures, siis tal oli päris palju, ma võtan selle sama Let's Dance'i korraks.
tal oli valmis tehtud mänge ka juba päris palju, kust mina siis võtsingi selle omadussõnad. Et need on siis kõik ingliskeelsed, aga tal on siis ka tühi mall, kuhu sa saad ise panna oma sõnad, aga ka päris palju valmis tehtud asju ja õppekavaliselt ma vaatan, sobivad need ilmselt näiteks inglise keele õpetajatele ikkagi väga hästi. Aga jah, see on siis üks nendest paljudest mängudest, mis tegelikult näiteks sellel samal lehel on mõeldud esitlus kui mäng ja selliseid lehekülgi on tegelikult veel. Et selline võib-olla siuke tore leid. Kui nüüd küsida, et kus luua, siis selle jaoks minu lemmikkohad olen ma hetkel pannud siia valmis ning võib-olla teades seda, et teil vist väga paljudel on olemas Office või Office 365 konto, siis ilmselt te omate ka mingisugust võimalust PowerPointile. PowerPoint on ju muidu ka tasuline, aga kellel siis töölaua rakendusega ja ka veebis Office 365 PowerPoint on võib-olla kõige võimekam esitlusprogramm, mida siis üldse saab kasutada. Nii et kindlasti tasub seda kasutada. Vabavarana kõik, kes omavad Google'i kontot, on teil olemas Google'is siis Google Slide. Ta on hästi lihtne. Seal ei ole väga palju disaini võimalusi ja sellised kellasid ja vilesid ei ole, aga mängude jaoks sobib ta väga hästi. Ja näitasin teile hetk tagasi ühte keskkonda mängumallidest ja panin ka siia ühe veel, kus siis veel on neid mänguvõimalusi. Näiteks mina siit olen mõelnud selle Jeopardy ja siin on veel selliseid klassikalisemaid mängualuseid, et võib-olla siis ka need äkki huvitavad. Saate neid ka kasutada. Ääretult tore on Canva, mida mina isegi siis praegu siin kasutan ja ühte Canva siis sellist valmis malli on ka minu õpilane proovinud nii siin all, mis on siis tegelikult Canvas võetud mall, õpilane või siis õpetaja lihtsalt muutis ta eestikeelseks ja tegi sellise toreda matemaatikaga. Ma lähen korraks Canvasse sisse ka ja näitan teile, missuguseid toredaid mängumalle on võimalik sealt võtta. Et mina näiteks kirjutasin lihtsalt siia otsingusse, et mäng ja esitlus. Ja kui ma nüüd hakkan vaatama, siis ma näen, et siin on mingisugune 10 000 erinevat malli. Need kõik on esitlused ja need kõik on mängud. Nad on siis oma iseloomult valmis, aga nad kõik on tegelikult ju muudetavad. Et näiteks väga tore selline koduloomade küsimustik, väikene selline viktoriin, siin alati on ka olemas mängujuhised, et kuidas see siis käib. No siin te näetegi, et on selline klassikaline viktoriin, ise muudad siis need tekstid ära ja siit alt ta pakub siis veel, sulle meeldisid sellised toredad viktoriinid, et vaata, mul on veel niisugune loomaviktoriin, jälle kõigepealt ka reeglid, kuidas mängida. Ja see on siis jälle selline tore viktoriini variant ja siin siis vastus. Ja kui sulle see meeldib, kohandad seda malli. Vaatsin, siin päris tore oli üks selline pallimäng, kus on siis vaja muusikat ja siis seal on pall ja siis nad peavad vastama selliste hästi lihtsatele küsimustele, kui pall jääb seisma. Ja siin on siis ka öeldud, et milleks ta sobib. Mina muidugi arvan, et seda saab laiendada, aga siin on mängualuse looja on öeldud, et see on sõnavara laiendamiseks inglise keeles 5.–6. klassis. Võib-olla tõesti. Ja tõesti neid mänge on siin väga palju, nii et Canva mängualused on hästi toredad. Soovitan kindlasti kasutada. Ja rääkisin ka natukene Genialist, mis on siis interaktiivne, et kellele 3 esimest keskkonda on sellised tuttavad
ja tahaks võib-olla mingisugust tehnilist väljakutset, siis Geniali pakub kindlasti sulle tehnilise väljakutse. Teda saab ka kasutada tasuta kontoga väga edukalt, nii et ei ole vaja raha kulutada, aga tal on ka tasuline versioon. Minul on kasutusel mõlemad. Võtan ta korra lahti ja ka siin on siis ka muid interaktiivseid tegevusi muidugi hästi palju, et on siuke rääkiv pilt aga klassikalised esitlused on siin ka täiesti sees ja siin on ka mängumallid viktoriinidena. Vaatame, quizzes and service on siis tegelikult ka ehitatud siia sisse kui esitlused. Et saad ka jälle malli võtta, aga võid ka võtta siis täiesti sellise tühja asja. Näiteks mingi, saan jälle vaadata. Farmi küsimused. Eestikeelseks muuta ja tuleb siis siit selline tore interaktiivne tegevus. Et tema tõesti siis annab ka sellist tagasisidet ja nendest täna tutvustatud keskkondadest on ta siis tõesti, ma ütleks, ainukene, kus on võimalik ka lapsele võib-olla iseseisvat tegevust leida, kui see peaks mingil põhjusel vajalik olema. Ja mõtlesin ka selle peale, et kui äkki keegi küsib, meil on ju väga kuum teema ja vaatan jälle ka teie teemasid, tehisintellekt, mis puudutab, et kas on tehisintellektiga ka võimalik esitlusi ja just nimelt selliseid nagu õppemängulisi esitlusi luua, siis ma peaks ütlema, et jah on, aga ma ei ole leidnud, veel mina oma kasutajakogemusega pealt ei ole leidnud niisugust keskkonda, mis teeb mulle selle naksti valmis ja on väga äge. Et ma pean tegema etappidega. Ma tegin teile näidiseks, et kuidas ma siis seda tegin. Tegin täna siis niisuguse viktoriini nagu punamütsikese viktoriin ja kasutasin selleks sellist keskkonda nagu Gamma, mis on AI põhine esitluste loomise keskkond, hästi lihtne. Aga ma seda punamütsikest nüüd nii-öelda päris nipsust ikkagi siia luua ei saanud. Proovisin ka ChatGPT-ga. Tekstiredaktorid annavad meile, või siis need tekstipõhised AI-d annavad meile väga ilusa struktuuri, kuidas me võiks neid teha. Tasuline ChatGPT andis mulle ka esitluse, aga see ei olnud ilus. Et ma vaatan, et mul ikkagi lihtsam oleks ise teha. Aga selle viktoriinini, mida ma siis praegu teile näitan, võib-olla ma siis natuke räägin, et kuidas ma siia jõudsin ja võib-olla keegi tahab katsetada või teab, kuidas saab kiiremini teha neid asju. Mul oli siis plaan, et lapsed kuulasid punamütsikese muinasjuttu või siis lugesid ja tahaksin teada, kui palju nad loetust aru said. Selleks oli mul siis kõigepealt vaja teksti, punamütsikese teksti. Kuna mul punamütsikese teksti ei olnud, siis ma võtsin YouTube'ist video, transkribeerisin selle tekstiks, siis tehisintellekti abil, need on hästi lihtsad. TurboScribe on selline keskkond. Sain sellise PDF-i ja PDF-i panin ChatGPT-sse või Gemini'sse. Ma praegu ei mäletagi, kumba ma kasutasin. Mõlemad on siis tekstipõhised AI-d. Ja ütlesin, et ole hea, loo mulle selle baasil siis näiteks 7 küsimust koos valikvastustega. Sain kätte küsimused. Ja nagu öeldud, tasuline chat andis mulle ka PowerPointi esitluse, aga pilte sinna sisse ta ei osanud luua. Aga pilt on ikkagi, ütleb rohkem kui 1000 sõna. Tõttu võtsin ma siis oma dokumendi, tulin siia Gammasse, laadisin need küsimused siia sisse ja palusin temal teha esitluse. Ja tema siis tegi mulle nüüd sellise esitluse, aga küsimused on siis tehtud, eks ole, tekstiroboti poolt ja slaidid tegi mulle Gamma, pani kõik ilusasti need küsimus 1 ja küsimus 2, aga mida ma ikkagi pidin siia nüüd ise tegema, need pildid.
on siis ikkagi minu sõnade järgi seesama Kamma joonistas mulle siia, et ta päris ise neid kõiki ei loonud. Lõi, mõtlen, kas ühe pildi, mis mulle sobis. Aga või ei loonud ühtegi pilti. Paar pilti ta tegi mulle, aga need ei käinud nagu selle teemaga kokku, mis mulle oleks sobinud. Nii et hetkel ma pean ütlema, et kui ma tahan kasutada esitlust kui mängu, siis ise tegemine on ikkagi kordades kiirem ja efektiivsem. Aga võimalik on ja Kammas iseenesest teha mingit esitlust on väga tore. Kui ei ole vaja sellist viktoriini või niisugust õppetegevust luua. Et selline huvitav keskkond. Ma võtan selle Kamma korra lahti ka, näitan, et ta on hästi lihtne, ta saab eesti keelest aru. Nii, login korraks sisse. Ja vaatan, ja aega on, saame ilusti hakkama. Ja proovimist ta kindlasti tasub. Sul on see Great New ja mina siis kasutasin seda, et pane tekst sisse, panin oma viktoriini küsimused siia sisse, ütlesin jätka ja siis ta hakkas neid juba ise tegema. Siis on võimalik panna sisse tekst, üks moment. Tänavapesumasin tuli akna taha undama. On siis võimalik panna siia sisse, öelda, et loo mulle näiteks esitlus 4 aastaaja kohta ja siis ta ise otsib selle info. Ja võimalik on ka siis oma fail või siis mingi link siia panna, aga siit ta teeb selle asja. Ja siis ta teebki sulle selle toredasti valmis. Ma vaatan, ma olen siin teinud ühte, et tegisin sellise väikte viktoriini mul Eesti Vabariigi kohta. Vaatan, kas mul see tuumi on veel, mul on praegu maht täis. Ma ei hakka siit hetkel toimetama tasuta keskkond. Seal on mingisugune äkki 10 tükki sai teha. Aga soovitan kindlasti, kes on AI huvilised, ka seda korraks kasutada. Et niisugused sellised toredad loomise kohad, mõned toredad näited. Ja ma loodan, et teil oli sellest kõigest inspiratsiooni. Kui teil on küsimusi ja siis vastan nendele kohe. Olen jätnud endale siia ka aja. Ja kui teil on vaja minuga kontakti saada, et lähemalt uurida, siis minu veebileht ja minul on ka Gmail, et saab minuga alati ühendust. Aga nüüd küsimused. Piia küsib, et kust transkribeerisid. Mina kasutan sellist keskkonda nagu TurboScribe. Nii, TurboScribe. Näed siin seesama punamütsike mul siin panen siis siia faili sisse. Ta töötab väga ilusasti eesti keeles. Ma saan siia panna MP3, MP4 ja päris palju variante. Ja teeb väga ilusasti mulle siis kas subtiitrid või siis tavalise faili vastavalt sellele, mida ma parasjagu tahan, et näitan seda punamütsikese faili teile ka siis korra. Mina siis ütlesin, et laadi alla PDF, aga kui ma tahan näiteks teha videot, siis ma ütlen, et see on SRT, siis ta paneb need ajakoodid ka sinna peale. Need ajatemplid. Et TurboScribe, see on, tal on tasuta mingisugune päris normaalne maht. Et sa kasutad ära, ma praegu ei mäleta, äkki oli 3 tükki nädalas. Midagi sellist oli hästi lihtne. Kammaga on siis niimoodi, et ta on tasuline mingist osast. Ma ei mäleta praegu mitu slaidikat sa said teha, äkki 8 või? Ja siis vist saad ära kustutada, saad juurde teha. Mina ei ole tema eest veel maksnud. Nii äge ta ka ei ole, aga päris mitu asja on võimalik teha, et see konto mul vist praegu, ma vaatan, ongi täis. Punamütsiks tegin täna ühes teises kontos. Ma vaatan, kas ma mitu esitlust mul siin on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Äkki saangi siis 9 teha. Et praegu ta rohkem ei lubanud.
Nii, vaatan, kui on veel küsimusi, kommentaare. Kui ei ole, siis ma hea meelega küsige julgelt, aga ma hea meelega osalejatelt ootaksin nüüd jälle neid samu reageerimisi. Kui sa said tänasest minu ettekandest inspiratsiooni, pane süda. Kui sa ei saanud, aga oli muidu tore, pane käsi ja kui sul inspireeris või siis sa said aru, et issand, see esitlus on ikka täiesti nõme, siis pane see üllatunud näoga onu, et ma kohe huviga vaatan. Oi, kui palju toredaid südameid. Aitäh teile. Ma tõesti tohutult tahaksin jagada seda inspiratsiooni, mida üks esitlus kui mäng pakub. Suurepärane. Suurepärane, aitäh teile ja inspiratsioon, oi kui armas. Inspiratsioon ongi see, mida ma lootsin teile täna siin anda edasi. Ja aitäh, Tiina. Nii et suurepärane oli sind siin ka näha ning kõiki teisi sinu kallid kolleege ka. Millist programmi soovitan 1,5-aastasele? Ma ütlen, et programmis ei ole vahe, oluline on metoodika ja 1,5-aastasele soovitaksin kasutada pilte. Ning pilte panna siis täiesti ükskõik millises programmis. Need samad vanad head klassikaline PowerPoint, Canva, siis Google Slide või jah, sellist interaktiivsust ei ole ilmselt mõtet väikestele panna, samas neile väga meeldivad liikuvad asjad, et ka Genialit võib proovida, aga olulisem on metoodika ehk siis kuidas ma teen selle esitluse tibukestele selgeks. Ja ma arvan, et näiteks nende puhul ei ole tekst oluline, me mängimegi pildiga või siis ka liikuva pildiga ehk videoga. Väga tore, aitäh, ma lootsingi teha teile praktilise seminari. Nii vaatan, kas vahepeal on veel mõni küsimus. Vist praegu ei ole. Aga siis mina väga tänan. Ja kui teil on veel mõtteid, ideid, siis mina hea meelega tulen ja jagan neid mõtteid teiega, annan teile ja võtan vastu teie omad. Nii et aitäh teile ja tehke endale aplaus, minge ajaga oma lapsed üles. Mina tänan sind selle väga ägeda ja praktilise esitluse eest. Mina endise lasteaednikuna ei oleks osanud esitlust sellisel kujul nagu õppetegevusse nagu tuua, et minu meelest tõesti fantastiline, et suur aitäh, et ma usun, et kindlasti väga paljud õpetajad leidsid endale häid asju, mida siis edaspidi kasutama hakata, et suur aitäh sulle. Ja Tiiu Merli küsib, et kas seda veebiseminari saab ka järele vaadata? Ja ma saadan selle kõikidele, kes siis registreerisid läbi süsteemi selle lingi. Ja siis selle esitluse ka, et nad saavad ise katsetada. Aga mina väga tänan selle meeleolukult veedetud tunni eest veel kord ja ma arvan, et ma saan aru, et siia võivad tulla ka kõik, mitte ainult Tallinna õpetajad. Siia võivad tulla kõik, jah. Just. Nii et ma kindlasti hea meelega ka osalen, et mul on nüüd see link ja tulen ja registreerin. Eelmisel juba käisin. Väga tore. Okei, aga ilusat päeva jätku. Kohtumiseni.